11 aastat tagasi juhtus tänaseni üks kõige suuremaid lahendamata lennumüsteeriumeid. 8. märtsil 2014 tõuseb Malaisia pealinnast Kuala Lumpurist õhku lennuk MH370 suunaga Peking, Hiina. 40 minutit pärast õhkutõusu kaob aga lennuk äkitselt lennuradarilt. Lennuki meeskonnaga üritati ühendust võtta, kuid vastust ei tulnud. Pardal oli 239 inimest. Sõjaväeradarid tuvastasid hiljem midagi kummalist. Lennuk tegi terava pöörde oma esialgsest planeeritud teekonnast eemale, suundudes India ookeani poole. Kuhu aga lennuk täpsemalt suundus, pole siiani teada. 2015 aastal võttis uuring uue põneva pöörde, kui Reunioni saare rannikult leiti selle lennuki tükke. Selle tulemusena korraldati lennunduse üks kõige kallimaid otsinguid terves ajaloos, kuid paraku pole kuni tänase päevani lennuki peamiseid osi ja keha leitud ning õhus säilib küsimus, mis juhtus. Spekuleeritud on erinevaid juhtumeid, lennuki kaaberdamist, mehaanilist viga kui ka piloodi enesetapukatset. Kõik see juhtus 11 aastat tagasi, kuid paar nädalat tagasi tuli Malaisia valitsus välja teatega, et uute otsingutega on taas alustatud, et sellele müsteeriumile lõpuks